kui öeldakse, et ma ei tee enam seda mitte kunagi. Rumeeniasse, ärge mitte kunagi minge. Aus. Me ütlesime, me ei tule mitte kunagi Rumeeniasse, siis me järgmine trip, kus me läksime. On paraku see kaunis maa Rumeenia. Jah, me oleme tagasi Bukarestis. See on üks eestlane veel, kelle pärast me siia tulime. Ta üllatas meid jah sellega, et pidi tulema Rumeeniasse, eks me oleme, no okei, me tuleme järgi siis. Et see on üks mees veel, kelle pärast me tulime. Jah. Ja tõesõnaga, me oleme Rumeenias Bukarestis siin kaunis, nagu näha. Väga ilus linn, see on meie lemmiklinn. Aga me oleme siin, et jälgida Uku Jürendali protsessi tema turniirini. Tal on siin Rumeenias barilaager, nagu öeldakse. Me oleme vaatame, kuidas see mees teeb tööd, kuidas see vend peksab kõiki rumeenlasi sodiks. Täna on pühapäev, täna on puhkepäev. Ehk siis mina lähen spaas, Robin läheb sööma ja saame seal Ukuga kokku vaatama, mis tuju tal on. Rumeenia taksod on mu lemmikutega tausalt öeldes ja eelmine kord meil olid kaks huvitavat olukorda. Selline taksod, kes võttis tobi, pani ette, pani põlema ja rahulikult kimub autos. Teine kord oli niimoodi, et taksod võtab kiirelt telefoni välja, mängib paar slotti ja siis sõidab edasi. Ja siis oli järgmise foori taga, tegi paar panustust. Sellised taksojuhid siin meil Rumeenias tegelikult on. See on see kurikuulus koht, kus me nägime siis kurikuulsat meest ja juhtus nii mõndagi pärast seda. Aga mulle tegelikult hakkab Rumeenia natuke meeldima, sest täna on meil 11 veebruar ja meil Eestis on -11 või. Aga vaadake siin, on jope seljast. Siin on 20 kraadi täna, nii et Rumeenia on teeninud plusspunktid minu silmis. Vana käib oks laiali, vaata. Puhkust vaja või? Oleks vaja, vaata terve nädal ju laksatud täie pasaga. Sulle ka oli. Saad aru? Kuule, vaata juba hakkas tšekkima, vaata. Löö! Kuidas teed? Mida? Löö! Jaa, aga löö. Löö normaalselt. Kuule, ma löön endale jala sassi. Ma siia veel. Ma korralik. Ma korralik, nii kui tuleb. Mul on juba sassis see koht, saad ära. Meil on lemmikriik, kus olla, vaata, aitäh, et sa mind siia tõid ja kogu meie tiimi, vaata, et selles mõttes on torane. Uiet tegelikult. Nende meestega küll ei kannata saunas istuda. Mina võtsin alustuseks endale väikse supi, kui siin kõrvale vaadata, siin mehed võtsid siis siukse starteri, vaata. Saab kõhu normilt täis, vaata. See on su väike snäkk või starter, nagu sa ütlesid. Homme siis. 8.30. 8.30, jah. Nagu kuulsite, jah. Muidugi. Aitäh teile. Tšau. Väga üles saanud. Ikka teile tagasi mängus. Tubli veel. Tšau, Robin. Tšau. Tagasi mängus, no. Ma ei saa aru hommiku inimestest, et hommikul trenni. Mõnesti kohutav. Mul on 0 energia. Ebareaalne. Ukul on hea trenne. Ta pumpab rõvedalt, vaata. Uku tegi seal mingit aeroobikat, reis. Ole vitsid tee nagu triitsam, siin on väike paus ka ikka. Lõpuni välja. Ei ole meelehakkumine see triitsa tegemine. Enne on tehtud tuju ja seda süüa saada. Kes te käite hommikuti trennis, tead on hullu. In my opinion, Uku can knock them all out. Yeah? No, yeah. He has so much strength.
See ongi siis treeninglaager, et 2 korda teed päevas trenni ja sa oled konstantselt väsinud, sööd ja magad. Oika Brothers või? Siin tunduvad natuke urjad vennad tunduvad siin. Trammuga kohas. Läheb sealt umbul. See on Eestigi mitte. Kolm üldse, raun, 1 minut puhkust. Ka ebareaalne trenn. Üldiselt Uku on nii professionaal, et siin on, ütleb tema, mis on vaja teha. Ja see on alles soojendus, nagu öeldakse. Läks. Tuleb. Lebotrenn. Mul on kõiges, mul on plahvatus. Ehk siis mul on oskus kõik energia kohe ära räst. Mul on nagu plahvatus nii suur, et ma saan ühte hetke, et saan panna kõik sisse. See tähendab seda, et ükskõik kui hea mu kardi on, ma saan kotis ikka kaudu. Käie. Nii palju kui tuleb. Vassin. Ranna on kõik. Ranna on läbi reiks keha. Sulle nüüd on ranna läks praegu. Tule sa meeldab ready. Davai. He's dead. Там положила. Good morning. 18 kraadi, päike, Bukarest, ilus linn, ilusad inimesed, lahked inimesed, hea toit. Notariaat, sa saab allkirjastada dokumente tähtsaid. Usaldaksite seda kohta või? Ise ei usaldaks. Hiiumaal on täht samasugune kirik. See on Kärdla kirik ja see on Kärdla kirik. On 2 tükki Kärdlas. Tundub liiga soe seal, ma ei saa vist. Tuleb sisse vastu veel. Iga päev teed me? Ja enne trenni. Pigem on see nagu pre-workout. Paned valmis. Aga üldse ei meeldi, on? Kellele meeldiks? Ei, mingid hipsterid on, vaata. Ma nii armastan seda. Teised fighterid teevad samast asja ära, te? No ikka jah, aitab päris palju. Kaua saad 2 maalit kokku, jah? Ja. Ja iga päev, mis sa iga päev välja näed siin? Hommikujooks, varjuboks,
venitus, võimlemine, korralik söök. Esimene kord, kui ma siin käisin, siis oli niimoodi, et ma nagu läksin suht uljalt peale, et esimene trenni ütlesin kohe kõigile, lasin Andreile öelda, vaata, et räägi teistele ka, et nagu ma tahan nagu kõva sparri, vaata. Ma tahan, et nad täiega lammutaks. Andrei Stoika, jah? No siis tüübid lammutasidki täiega, vaata, siis tuli päris palju vigastusi, no. Aga noh, mind keegi ära ei ole löönud, vaata, selles suhtes, et eks see loeb ka varem. Praegu kõige tähtsam alates igast hommikust juba süke mindset panna endale, et ma juba olen võitnud. See on see kõige tähtsam asi nagu, juba on olemas. Ma võtan kõiki fight'e nagu esimest ja viimast, kohe on vaja tööle hakata. Esimesest fight'ist alates, täiega paugutama. Seal on õnne vaja kõvasti. Õnne just sellepärast, et tervis peaks vastu. Praegu tunned, et sa oled oma elu paremas vormis või? Kindlasti, jah, kindlasti. Mul on nagu siiamaani progressi, ise tunnen. Praegu tulingi Rumeeniasse, siia tulin põhiasi, mille järgi tulin, oligi see, et ma saaks natuke tunda neid tugevaid lööke. Nagu nägid eile ma Bogdaniga töötasin koos, isegi kui paaris harjutused on, kus on middle kick lihtsalt blokki vaata, siis noh, see tuleb nii läbi. Tulingi sellega harjuma. Räigelt valus on. Kaks sekki hoiame kinni, 7 hingame välja. No nii, täna on 4. märts, täpselt 5 päeva pärast algab Uku Jürgendalil 8 mehe turniir Amsterdamis, Hollandis. Võitja saab 500 000 euri. Ütleme, et on mida oodata. Praegu lähme pressikonverentsile. Pole kunagi pressikonverentsi läbi viinud, pole midagi vaadanud veel, mis saab hakkab. Oleme enne olukorras olnud, kus pole mitte midagi üle vaadanud ja on ennegi ära tehtud asju, nii et loodame, et ka seekord läheb nii. Unibet Sports Bar! Tere kõigile, täna on siin Uku Jürgendali pressikonverents. Tahaks Uku käest küsida, kuidas ta siis tegi ettevalmistust Glory 8 mehe turniiriks. Tegemist on kickboksiga, kus on siis lisaks kätele ka jalalöögid lubatud. Glory on hetkel maailma kõige suurem kickboksi organisatsioon. See 8 mehe turniir, kuhu ma siis minemas olen, on siis selle organisatsiooni tippsündmus. Kõige raskemad mehed on seal koos ja 8 maailma kõige paremad. Ma olen enam kui kindel, et mul on kõige tugevam löök terves Glory raskekallaste seast. Kui ma kedagi puutun, siis ta kukub. See on nagu fakt, seal nagu enam matši edasi ei jätku. Kui võit peaks koju tulema, mis selle rahaga peale hakkab? Kodu tuleb ehitada. Sellises spordialas on visualiseerimine väga oluline ja Uku näitab meile kohe, kuidas ta oma esimese vastase Levi Richtersi nokki lööb. Mina ise näen seda, et tuleb minna sisse. Okei. Tuleb šärbi sisse minna. Siit läbi. Ja siit kõrva lüüa täpselt. Ja siis masak uue. Ja magab. Saab proovida. Teine variant on see, et ma tulen vasaku huviga, lendan siia siis. Nii palju kui sees on. Ja läheb magama. Näeme Amsterdamis siis. Vapustav linn ja ilus ju. I live in Jamaica. Me teeme kogu aeg lolli. Õhtul veel on Amsterdami linna vahel näete lolli. Seda värki see kõva värk. Ühesõnaga me oleme Amsterdamis. Glory esimese päeva mingisuguse event, kus siin kõik hakkavad teevad pilte, teevad sotsiaalmeedia contenti, Uku on kohal, kõik teised vennad on kohal. Good to see you. You're going into a first fight, a tough one, against Levi Richters. How do you see that fight going? By knockout. I win by knockout. I just take every fight like last fight. I give everything for my first fight. That's most important. It seems like you've really dedicated your life to this. Yeah, everything, all in. When I was younger, I immediately felt that I have like physical talent. I can win others. I just wasn't that much dedicated. I did a lot of different things all in one time. When I went to prison, then I promised myself that I just dedicate all my life, every hour, every second, only for this sport. And what would it mean to you to walk home with that trophy right behind you? It would be nice.
It would be nice. Väga lahe. Väga hästi tehtud. Väga head. Tänane plaan on? No täna oleks siuke, et teeme veits jooki, vaata. Aga lihtsalt mingi nelja paiku peaks kodus olema, sellepärast, et homme on... Mida veel Amsterdamis on, ega ei rohkem ülegi midagi. Paar jõge, paar baari, kanepit, kõik. Mul on siuke tunne, et ma vist jään täna ratta alla. Tšau, tšau. Tšau, tšau. Tuleb ära sõbrakene. No kui me siin niimoodi ringi käime, siis kuni homme näeme veel. Siis näeme. Davai. Näeme homme. Davai. Davai, tšau. Kui mina oleks politseinik Hollandis, siis mina oleks kindlalt hobusega. Üks smuuti oleks praegu pähe aus. Siuke värsket Vaarika, mingid vaarikat tahaks. Vaarikas, mango, banaan, maasikas ka veel sisse panna. Hollandis on väga-väga popid. Churros, krepid. Ei ole, see on sellise kujuga asju. Tule vaadake lähemale, mina ütleks, et see on fallos. Ja see on fallos. Ja fallos ma ei ole söönud. Pakkusin proovida meestele, kõik keelduvad. Väga hästi on kõik. Ei ole millegi üle muretseda, kõik on väga hea. Pääs teed piip, 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 piip. Väga powerful, hästi energiline. Oota. Veel üks sama. Sellega saab lõpetada. Kõige. Mul on lihtsalt nii tugev löök, ma ütlen ausalt, et kui nurk on vaja, ma läheb lihtsalt krõpsti pooleks. Ma näen, et mul on praegu võime panna fookus paugust jõhker, nagu laserfookus peale. Aga korraks saab ainult panna, seda ei saa kaua hoida. Nüüd põled läbi. Uku löögid olid nii räiged paugud, et kõrvad hakkasid reaalselt räigelt paugutama. Mis ta olema peab? Trennis. Aga ilus. Mis ta viga? Ilus. Don't look excited. Ma teen lukkunud. You're very serious. Focused is the right word. That's good. Good luck. Uk on täpselt siuke vend, kellele väga meeldib sotsiaalmeedia pildistamisel. What can you tell the people? Yeah! He said they'll see you tomorrow. Uku Jurjendal, Benjamin Adegui, Bahram Rajabzadeh. Uku Jurjendal is here with 20 wins and 8 losses. He has the shortest average fight time in the bracket coming up tomorrow night. His fights normally go just a little over 5 minutes. He weighs in at 113.9. He had an impressive second-round TKO over Badahari just 47 seconds into the round in Bulgaria that earned his spot. His opponent, Levi Richters. He'll have some fans, I'm sure, here, hometown, Utrecht, Netherlands. He is ranked number 2 in the Glory World rankings. 15 wins with only 1 loss. Many feel he is the future of the heavyweight division. The tallest man in the bracket at 6 feet 7 inches tall. 112.9 for Levi Richters. The judge. He stretched his win streak to 3, including a unanimous decision over Tariq Osaro at Collision 4. There's a lot that goes into the thinking of these fights. hakkab Uku fight ja see on täpselt 2 tunni pärast. Meie otsime areena seal ju. Oleme jõudnud Kelredoome staadionile, mis on see Vitesse Arnhemi kodustaadion. Siin täna toimub siis Glory kickboxingu 8 mehe turniir.
500 000 on the line. Uku Jürjendal läheb korjama seda maast, vaata, leiab üle. Niimoodi võtab, jah? Sau! 1,5 tundi on jäänud siis enne kui Uku Jürjendal läheb siis ajalugu tegema. See on uskumatu, kui ühel meel on nagu tahe ja motivatsioon ja nagu see iseloom seda asja nagu nii tõsiselt võtta, kui üldse vähegi on, aga ilmselt selles mängus muud moodi ega väga hästi saa käest. Suht sold out areena vist, 34 000. Tore oli näha ka eestlasi, kes Amsterdami linna peal jalutasid. Kõik olidki tulnud ainult selle ürituse pärast, nii et see on äge. 1,5 tundi veel jäänud, Uku hakkab kõik vennad nokki lööma. Paraku see on elu, vaata no. Lähed nokki lihtsalt, jah? Sest on mingi Uku ja lööb see nokki. Otsmees kaua ei väsita sinna edu raisk. Tänu. Valmis, teeme ära. Väga lihtne. Anna teloga meeskonna. Panen selle hea lauda. Näeme pärast. Edu poiss. Need emotsioonid, mis on riiestusruumis praegu olid. Oi, pagan. Ikka päris karm. Thank you. Päris karm. Üks vend on nagu nii fokusseeritud ja kogu meeskond tema ümber täpselt samamoodi nagu insane. Küsisin Uku käest, kuidas sa magasid, siis ta ütles, et sitasti. Ütles, et sitasti. Arto kartis, Ta ütles, et alati magab sitasti. Mida see tähendab? Sihukese mehe jaoks ei tähendab mitte midagi. Me oleme Literil ja täna press. Me esindame Eesti ajakirjandust. Mõtle isegi Delfi ja Õhtulehte, keegi ei saa. Unibet Estonia, perfect. Yes, thank you very much. Thank you very much. Kurat, ma nii loodan, et kuradi läheb hästi täna. Ma nii loodan. We've got Levi Richters, the prince of kickboxing, taking on Uku Jürjendal. It's time to meet the fighters. With the quickest hands in the bracket. If I win $500,000, then I build a house and I invest. This trophy I put in the living room. 17 wins with 7 losses. Let's go, go! Headed up against Richters is the key. Richters tried to land a knee. Look at him go! Uku aga maa! Ja ta surnud, see Levi saab surma. Levi saab kahjuks surma. Oh my god, bro! See ei ole okei. Come on, bro. Oi. Ja mees isegi ei värise, saad aru või? Tõmbas voblima või? Ei, ma ei saanud aru. Kurat, siia lõppu, lõppu siia mingid natuke nästi löögid. Come on, Uku. Teine round, come on. Oi, Uku, sa suudad seda. Ei saa, meil on vaja tegelikult, meil on vaja knockoutina. Saab puhata ilusti pärast. Tõuse püsti, palun. Come on, bro. Get up! Uku! He got that knockdown. I think it's done. Wait a minute, the cameraman is in the ring. Väga häfterdi peale oli see. See esimese raundi lõpus peale raundi tehtud löök oli hästi ebavajalik. Me paneme kohtunikul ise selle overhandi nüüd või? Tegelikult peaks, no. Nii ei tohi käituda meie Uku. Ta hakkas juba kosuma, aga ei jõudnud selle kaundi lõppu, nii et ei olnud midagi teha, no. GGVP. GGVP.
Come in, guys. Thank you. No problem. Jam back. Käis teine? Nii hästi kui olla saab. Järgmine aasta jälle. No. Me ikka suudame ikka töö jaoks teha kuidagi, ei suuda? Suudame. Õnneks mul Anori ka ees. Ta lihtsalt teda peksta või? See on siuke jambo laia. Aga jah, ei p***is selles suhtes. Ise ei tundnud, et olen nokkis, vaata. Mõtlesin, et saaks nagu jätkata, vaata. Knockdown. Ma oli kindlasti jah, aga et okei, veits olin küll disi, aga nagu ma oleks saanud kindlalt edasi. Oleks tahtnud teha täiega. No ma olin nagu valmis. Mul oli temaga kindel plaan, et ma ei saa jääda nagu seisma, ootama, et counterit teha talle. No mul ei sobi kunagi ise minemine. Ta tabas selle kohe ära, sest mul nagu jään alati jalgadega suht koht maha. Kaotan suht tasakaalu. Ja seal ma ei ole nii efektiivne. Et oleks pidanud tavalise strateegia juurde jääma, nagu mul tavaliselt sobib, et ma pean olema rahulik, stoiline, ootama oma aega lihtsalt. Ja kui ma tegin talle knockdowni ära, ma pärast seda töötasin jõhkralt kaitsesse sisse talle, vaata, et mõtlesin, et saan nagu mingi asja veel pihta talle, siis on pull läbi. Ja, aga ja mis kõige hullem nagu vaata, kui see SA round lõppes, siis pärast kella, kui ma juba selja pöörasin, siis ta tõmbas ju matsu, vaata. Et seda ma tundsin ka, kui teine round algas, et ma ei olnud sellest veel nagu täiesti tagasi. Aga see on hull spordiala ja, et siin ei ole vaata seda nagu teisi kohtina. Siin on ainult üks. Tänud kõigile eestlastele, kes mul kaasa elasid. Ja järgmine kord teeme paremini. Töötame ennast uuesti sinnamaani, et saaks jälle selle 8 mehe turniirile, mis järgmise aasta lõpus ilmselt, või selle aasta lõpus ilmselt jälle toimub. Selle jaoks on vaja jälle mitu venda ära lüüa ja eks ootan pakkumisi, mis Glory mulle pakub, kes järgmine vend on jälle. Aga nii see käib ju. Eks see jõuab alles kohale, see pettumus selles suhtes. Ega see naljalt üle ei lähe. See on päris rets. Sest nii palju on sisse pandud, vaata. Mul on all-in. Aga vaata, näed, huvitav on see, et paned all-in, aga ikka see all-in ei too sulle teine kord. Võitu. Peab jälle leidma mingid uued võimalused kasvamiseks. Veel nagu midagi peab kindlasti veel parem. Ma hetkel veel ei tea, mis asi see on. Sellist inimest näinud, kellel on nagu siuke tunnel vision. Ma arvan, see pühendamus on nagu reaalselt nagu kõikidest inimest, kellega ma kokku puutun nagu reaalselt kõige kõrgemal. Üsna hea tabavus, et mul endal ei tundunud üldse midagi tõsist. Vaata, kui sa saad mingi väikse matsu, siis on see, et sul tõmbab tiisi ja värki, vaata, see on nagu uimane. Aga kui sa saad siukse vähe nagu teravama, sa nagu ei saagi aru, mis värk on, vaata. Sa nagu ei saagi täpselt aru nagu. Kõik tundub nagu okei. Ühel hetkel tundub nagu okei. Mis kohturid kärleb, mis sa teed? Kurat, 2 knockdowni vaja ju ainult seal. Essa teine aldseks kõik on teha. Sellepärast ma rääkisin ka selle esimeses raundis kohe nagu nii hullult uuesti proovima vaata. Ma ladusin nii jõhkralt kaitsesse talle. Ma oleks lihtsalt korraks oleks talle 8 count'i hakatud lugema, oleks kõik. See oli selle peale väljas nagu, et nagu üks oli olemas. Teadsin, mul on korra veel vaja ta panna tagumiku peale, lõpetatakse ära vaata. Ei läinud. Ta on laupäeva õhtul ja me sööme. Masetsime saa jääda enne. Ei masetsime, nii või näe. Nutma ka ei hakka. Noh, jah, tänases nii, aga ei ole midagi hullu. Ma arvan, et me läheme järgmine aasta veel tugevamana tagasi. Seda vähemalt Uku väitis. Aga vähemalt me nägime, kuidas ikkagi päriselt nagu professionaalne fighter toimetab, kuidas ta ette valmistab, kuidas on meeleolu siin olles, kuidas see kogu see üritus käib. Suur aitäh, et te vaatasite. Ja suur aitäh Unibetile muidugi, et meid siia lennutasid. Ja muidugi, mis seal ikka, Ukule palju edu. Ja aitäh, et Uku sa meid nii lähedal oma nii-öelda perekonda siis lasid meil ringi käia ja see oli väga kõva. Aga me vaatame siis edasi, varsti saame teada, kes võidab selle turne ära ja teiega näeme juba järgmises videos. Jääge vaadake palun meie videoid.